Tere varahommikust kõigile teadushuvilistele. Käes on järjekordne teadusnurk. Meil on siin laua peal mõned eksperimendivahendid ja ma küsin sinu käest kõigepealt, et mis sina arvad, millest me täna rääkima hakkame? No kuna hommikuvõimlemine sai just läbi, millal saaks seostada nende spordivahenditega siin, siis ma kujutan ette, et mingit pidi liikumisega tuleb meie teema seostada. Ja, täiesti õige. Et liikumise ja liikumisenergiast räägime natukene ja räägime ka natukene energia muundumisest, kuidas energia läheb ühest olekust teise. Ja alustame ühe korvpalliga. Sportlik algus ja räägin sellest, kuidas potentsiaalne energia läheb kineetiliseks energiaks ehk liikumisenergiaks ja kuidas ta läheb tagasi potentsiaalseks energiaks. Kui ma tõstan pallisid maapinnalt õhku, tal on potentsiaalne energia, lasen ta alla kukkuda, põrkab enam-vähem sama kõrgel tagasi. Ja füüsik ütleb selle kohta siis, et tal on alguses mingi potentsiaalne energia, ta kukub alla, see muutub liikumisenergiaks ja siis jälle tagasi potentsiaalseks energiaks. Nii, samamoodi võib igasuguse palliga teha, nii et selline väga lihtne pall juba näitab, kuidas energia muundub ühest olekust teise. Aga vahel võivad sellised lihtsad asjad osutada ootamatult keeruliseks. Näiteks kui ma võtan need kaks palli ja lasen neid koos alla kukkuda, mis sa arvad, mis siis võiks juhtuda? No ma arvan, et alguses nende liikumine on, ütleme nii, et kooskõlas, et koos alla minema ja siis põrkudes tekib mingi segadus. Ja, nii palju, kui ma oma elus olen näinud vähemalt. Ja, enam-vähem, aga vaatame. Juhtus midagi natuke ootamatut. See väike pall lendas ootamatult kõrgele. Ja tekib küsimus kohe, et hullu, et on energiajäävusseadus, energiat ei teki ega ei kao. Et kus see väike pall sai selle energiat lennata tunduvalt kõrgemale kui... Suur pall tuli altpoolt ja lõi ta ülesse. Jah, täpselt. Enam-vähem. Et see suur pall on lihtsalt nii palju massiivsem. Tema energia on nii palju suurem, et kui ta selle siin põrkel andis sellele väiksele pallile, mis on kerge, kujutame ette siin kahte, et see on üks suur ja raske suumamaade näiteks ja see on üks väike suumamaade ja kui nad nüüd kokku põrkavad, mis siis on tagajärg? Arvatavasti kurb väikese suumamaade jaoks. Kahjuks on see kurb. Nii et, aga läheme kohe järgmise katse juurde. Ma panen need eelmised asjad ära ja näitan ühte teist lihtsat aparaati. Ja ütlen ära, et see on selline kaval aparaat, mis muudab jällegi potentsiaalse energia kineetiliseks energiaks. Ja seda oskad sa siit näha näiteks, et siin kuskil potentsiaalset energiat on. No kui seisvad kehad omavad potentsiaalset energiat, siis ma arvan, et ta siin laua peal ongi meil. Jah, selles mõttes, et seda potentsiaalset energiat üldiselt ei ole kuskilt niimoodi väga silmaga näha tavaliselt, sest ta on kõik asjad seisavad ja selline tunne on, et seda energiat siin ei ole. Aga tegelikult, kui ma räägin lähemalt, mis siin täpselt on, siis siin on üks tavaline puust alus, mille peal on selline väike renn, mille peal saab siin kuuli veeretada. Kuul ilusasti veereb siin peal ja need on magnetid. See on metallist kuul, see magnet tõmbab ta siia külge. Ja huvitav on see, et kui need kõik on järjest magnetid, mille küljes on siis kuulikesed. Ja huvitav on see, et näiliselt ohutu süsteem, kuulid on siin lahtised kõik, ainult magnet hoiab neid kinni. Kui ma nüüd teen sellise asja, et ma lasen selle kuuli lahti, see magnet tõmbab enda külge ja toimub selline huvitav ahelreaktsioon, kus see potentsiaalne energia vabaneb. Ja tasub tähele panna seda, mis selle pudeliga siin eest juhtub. Lükkame seda. Ops. Nii. Nagu näha, toimus midagi ootamatut. Need kuulikesed lendasid suure hooga laiali ja see viimane kuul lendas eriti suure hooga siit minema. Mul läks vist praegu hästi, et ma ise siin ei seista. Jah. Selles mõttes sellised asjad on ohtlikud. Aga kõik see toimus nii kiiresti, et võib-olla seda ei olnud hästi näha, aga ma näitan seda nüüd siin lähemalt ka veel korra. Seda on vaja sul. Ma panen selle siia vastu olla siin, kus ta alguses oli. Aga ma näitan siin lihtsalt lähemalt, et mis siin juhtub. Ma panin tagasi algasendisse need. Tegelikult on nii, et kui ma selle kuulikese siit nüüd lahti lasen, siis ta lükkab selle kuulikese siia. See omakorda lükkab selle kuulikese sinna.
ja toimub selline ahelreaktsioon ja see energia, mis nüüd siin vallandus, see tuli tegelikult sellest, et need kuulikesed on siin nagu algasendis, neil on väiksem energia kui siin lõppasendis, siis nad on magnetile lähemal. Ja noh, ma võin näidata veel kiirelt korra seda, kuidas see asi toimus. No, see tundus küll hirmus, aga tegelikult see energia ikka nii suur ei ole, et ta kedagi nüüd kellelegi väga ohtlik oleks. Et auku läbi ei oleks käest löönud, kui ei, nagu näha, käsi on terve ja kõik on korras. Aga see on hea näide jälle, kuidas selline lihtne, väga lihtne süsteem, mida igaüks kodus teha, võib suhteliselt keerulist füüsikalist asja seletada. Ja seletab see seda, kuidas see energia ühest olekust teise muutub. Seletab see natuke seda, et energia hulk on lõplik. No, me siin mõõta täpselt ei saa seda, aga tegelikult võib öelda, et see energia, mis me sisse panime, neid kuule ümber tõstes, see tegelikult tuli selle viimase kuuliga nii-öelda välja sealt. Aga kogu see energia, mis siin on, jäi samaks? Jah, kokkuvõttes jäi samaks. Nii et tõepoolest võib öelda, et energia muundub ühest olekust teise. Ja noh, siis tekib küsimus võib-olla, et miks energia nii kallis on, et kui ta lihtsalt muundub ühest olekust teise. Aga noh, tuleb välja, et mõned energialiigid on lihtsalt sellised, et see elektrienergia, mida on raskem teha, ja ta muudub lihtsamini nagu teistesse olekutesse. Et tegelikult siis energiat kuskilt nagu juurde ei tekitata, et ta lihtsalt ringleb. Jah, ta lihtsalt ringleb. Vot, see on lugu energiast, energia jäävusest, energia muundumisest ja see on siis üks väga oluline osa ka füüsikast. Aga meie poolt siis soovime head järgmist teadusnurga vaatamist juba järgmisel nädalal. Nägemist meie poolt. Ala. Sina? Jah, sinu kord. Tere. Tere hommikust, armsad sõbrad. Juba vanarahvas teadis rääkida, et mõnel sõnal võib kohe eriti suur jõud olla. Ja kui me nüüd mõtleme füüsikaliselt, siis ei ole ju need sõnad mitte midagi muud, kui meie suudest välja lendavad helilained. Huvitav, kui palju neil helilainetel seda jõudu siiski olla võib? Kas sellest näiteks piisaks, et seda katseklaasi siin minu käes hüppama, kargama, tantsu lööma ja võib-olla, et isegi kildudeks lendama panna? Ei tea, aga vaatame ja proovime seda koos. Heli on tegelikult lained, nagu näiteks merelained. Ainult, et kui te just ei seisa rock-kontserdil selle suure kõlari ees, siis meie igapäevased helid on nii nõrgad ja väikese võimsusega, et me ei taju neid muul viisil kui oma hästi tundlike elunditega, milleks on kõrvad. Vaevalt, et sellised helid küll midagi liigutada suudaksid. Aga kui kes senti ei kogu, see krooni ei saa, nagu öeldakse. Võib-olla, et kui meil ühes helilaines ei ole piisavalt võimsust, siis äkki õnnestuks neid lainekesi koguda ja siia klaasi panna ning ühel hetkel oleks seda energiat juba nii palju, et see võiks selle klaasi katki teha. Huvitav küll, kuidas seda teha. Aga kas te kiikunud olete? No kindlasti olete. Siis te ju teate, et alustates väikese hooga, iga kord annate natukene hoogu juurde, kuni lõpuks võite käia ka üle võlli. Mis selleks teha tuleb? Tuleb ennast õõtsutada samas rütmis selle sagedusega, millega kiik kiigub. Ehk kiigu oma sagedusega. Füüsikud nimetavad sellist nähtust resonantsiks. Seda, et siis hoog suuremaks läheb. Siin on meil üks näide. Nii, see pulk siin, tema võngub. See on üks kõlar. Ja see on üks kõlar. Ja siin on mass. Kui see mass muutub, siis ta võngub erineva sagedusega. Nii, kui selle pulga meeldiv sagedus, see, mis talle meeldib, saab sama suureks kui see, millega ta raputatakse, siis tekib samamoodi resonants ja see hakkab hoopis jõudsamalt ja suurema ulatusega siin edasi-tagasi võnkama. Nii, Kaido lisabki siia nüüd massi juurde ja te näete, need sagedused langevad nüüd kokku ja ta hakkas palju kiiremini hüppama. Nii kiiresti, et need väikesed magnetid, mis meil siin küljes olid, lausa minema lendasid. Aga mis sellel ometi on kõik pistmist sellega, et see klaas katki teha? Nimelt on tegelikult kõikidele kehadele omane see, et nad võnguvad
mingisuguse sagedusega. Ainult, et see sagedus võib olla väga erinev. Nagu meie juba enne kindlaks tegime, on klaasi jaoks selline sagedus 100 kordi sekundis. Ei ole ilmselt lootust, et ma siin suudaks teda näpuga niimoodi võngutada. Aga siis tulevadki appi meil helilained. Nemad on just sellise sagedusega ja kui nad siia vastu põrkavad, kui nad tulevad õiges rütmis, samas rütmis, kuidas klaas võngub, siis me võime saada ka resonantsi ja nagu samamoodi nagu see varas seal hakkas hoogsamalt võnkuma, hakkas ka klaas. Me koguks selle, see tähendab seda, et me koguks selle helilainete energia siia klaasi sisse ja kui hästi läheb, siis mine sa tea veel, mis juhtuda võib. Nii, aga et täna ei hakka me siin oma kõrisid oimetuks karjama, on meil kaasas üks tehniline väike abimees. Nimetame seda heligeneraatoriks ja te võite seda ka kutsuda meie muusikakeskuseks, kus me ei lase ainult ei Beatled ega Beethovenit teile, vaid midagi palju lihtsamat, ühe kindla tooniga heli. Nüüd tuleb siis see katse, mida me oleme juba selle sarja algusest peale teile üritanud teha, aga kuna see meil endalgi alati väga hästi pole õnnestunud, siis me ei ole siiani veel julgenud. Täna võtame nagu julguse rindu. Ja nüüd, Kaido, sina oled meil suurepärane eksperimentaator ja hea muusikalise kuulmisega inimene, et ma jätaks selle helide mängu sinu hoolde. Nii, klaas, kõlar, generaator, võimendus. Siin on üks siniseks väritud nupp, mis keerab häält kõvemaks. Järgneva poole minuti jooksul ei kuuleta mitte midagi peale vilina. Mis sa arvad, Alar, kas me peaks hoiatama, et tõstke klaasist eseme teleridest kaugemale või näiteks keerake hääl vaiksemaks? Ma loodan, et keegi televaatajatest ei ole häält päris põhja keeranud ja samas ma tean teile öelda, et paljudel klaasist esemetel on see sagedus märksa kõrgem, kui meie siin kasutame. Need on natukene erilis. Jah, me lihtsalt proovime. Enne kui sa veel alustad, oluline on ka ohutustehnika. Alati. Mine sa tea, mis kõik võib juhtuda. Me proovime teisega. Me ei saanud härra Murphy vastu. Aga proovid veel äkki? Sellega. Tegelikult on niimoodi. Uudiste ajal ikkagi juhtus see, mis oleks pidanud juhtuma füüsika eksperimendi ajal, nimelt katseklaas läks katki ja sellega saime tõestada, et heliga saab